nüüd on siis esimene rapsteering. Olen jõudnud Lätti. 2 autoga alustasin Tallinnast. Seisan siin Ainasi Ikla piiripunkti juures ja täna öösel ma ööbisin selles hotellis seal. Istusin 3 tundi siin Riia külje all. Midagi peegi peale võtnud. Pimedaks läks, külmaks läks. Otsustasin tulen hotelli. Hotellist tahtsid saada 43 €, mina sain 30-ga. Iha! Tahan jõuda Varssavisse. Ringtervele nüüd on otsaga Kaunasesse. Küll 400 kitsa veel minna, siis jõuab Varssavisse. Jah. Ma käin hääletama ja läks näid! Siiamaani kõik on hästi läinud. Täna üks rekka pidas kinni. Jooksin ukse juurde ja siis uks oli lukus, näitas, et ei, silma küll peale võtta. Mu karval nägu vist emad ära tulla. Nii, ma nüüd siis olen Rakvoones. Varssavist tulema. Ühe autoga sain 30 kiltsa edasi. Siis sain 300, 400 kiltsa Zakopanesse. Plaan oli Zakopanest võtta buss. Sellega Popardi tõmmata ja Popardist ka bussiga edasi Kotsiksesse, Slovakisse. Aga viimane buss läks vähemalt 6. See kell on praegu juba 8 läbi. Et plaan on nüüd selline, et ma hääletan siin mingi tund aega. Ja kui ma selle aega bussi ei saa, ei autot, siis otsin mingisuguse odava hotelli ja keeran magama ja teen õlle ja hakkan homme hääletama. Nii see elu on. Ja siin ma tulen. Juba otsin taga väljakut nimega Moskva Ter. Sealt võtta mingisuguse trammi. Ja siis võtta buss 157, siis ma joon Anna juurde. Ma olen juba nüüd kõmpinud 2 tundi aega. Nüüd ma olen Peadas. Juba on siin juba 2 päeva. Jõudsin siia 20 tunniga. Rääksime vene keelt.
siin on juba 15 kraadi sooja. Meil on siin väga kihvt olnud. Ja ma olen üksi välja Metelkovas, mis on väga kihvt, kus nüüd sooja saab. How to say cheers in Montenegro? Živeli. Christian? Yes. Where are you going? Rijeka. Rijeka? Do you smoke? Yeah, I do. What kind of cigarettes you've got? Have you got anything unlegal? No. I have one. To ask and I have to see it. Yeah. Can I see your packet? Can you put away from your packet what you've got? Okay, put it here. Cleaning stuff. Can you show me this? Here. That's a visa also in Russia. Olen Riiekas. Horvaatias tulin siia 2 päeva tagasi rongiga Ljubljanast. Jälle. Eelmine kord tulin ka rongiga. Meri. Aga halb lugu on see Riekaga, et kui siin suvi ei ole, siis see sajab kogu aeg. Nii et jah. Aga nüüd täna on esimene päev, kus ei saa ja sooja kuskil 7 kraadi. Rongis Tuulaga Sloveenia poole. Olin Rijeka linnas neljapäevast alates. Just oli passikontroll, seekord läks ilusti. Ei tahetud minu asju lahti võtta ega näha, kas seal on natukene suitse sees või sellist huvitavat asja. Seega oli toore väike linnake. 100 000 inimest. Nõlvadel tõmpisin ringi, seal vahva oli, käisime reedel väljas, baarides, 5 nädalast oli. Jummel suurem osa neist kõik on eestilised, ma ei tea miks. Et aru saada, et need mehed pole just kõige kenavad siin. Kurat jah. Aastad on meil sellised siin. Lund on väljas ja homme hakkan Genfi poole teele minema. Natukene üle 800 kilomeetri. Miks näis, kuidas see läheb. Ma arvan, et Milanole läheb üsna kergelt, aga Milanost edasi on natukene raskendatud, kuna sinna ei liigu nii väga palju autosi. Siuke värk. Varsti on Sloveenias, siin uuesti jälle passikontroll. Küsitakse jälle mingid lollusi. Kas mida ja kui palju ja nii on. Vahvan. Tšau. Buongiorno. Ja siis nii, et olen Veneetsia ligidal. Kolmapäev, õhtuks tahaks olla Genfis Uduvangere juures. Siit on veel 560 kilomeetrit. On hästi bensukas. Vist juba peaaegu tund aega olnud. Sain siia Ljubljanast otse sõiduga. Itaalia vist poiss ja isa olid.
tüüp oli päris vahva, töötavad Rumeenias. Ja vaatasin kontakte, elavad Bolognas, ütles, et tulla Bolognasse tuli küll, ei ole probleemi. Et plaan on nüüd selline, et kui ma siit tunni jooksul peale ei saa, siis siit on 3 kilomeetri kaugusel rongijaam. Loodetavasti rongid seal peatuvad ja siis hakkan rongiga edasi minna, muud teha pole midagi. Vaat sellised lood. Kui üks auto tuleb, vaatame, kas äkki võtab peale. Äkki võtab. Ei tea. Ei võta, ma ei võta, oli näoga otsa, mis sa passid siin. Kõik värk.